Jumal on pannud mulle südame peale rääkiva ühest läbivast teemast, mis on teenistuste juures tuleb esile, on andeks andmine ja kohtumõistmine. Ja ma tahan rääkida sellest täna teile. Ja ma tahan rääkida sellest, millest see algas. Et ma hakkasin selle asjaga nagu rohkem tegelema. Ma teen vabastusteenistust tegin juba ammu enne, kui ma siia kogudusse tulin. Ja seoses sellega ükskord Jumala vaim ütles, et tegele selle andeks andmatusega ja ma otsisin kõik kirjakohad ja ma nägin tohutu vaeva sellest mitu nädalat, et panna kõik need kirja ja kui kõik oli valmis ja mõtlesin, aga et kus ma seda kasutan. Ja oli pikk vaikus, ei mingit. Ja siis nüüd järre, kui hakati rääkima andeks andmisest ja lahti laskmisest, ükskord räägiti ja üks jutlustaja räägib ja teine jutlustaja räägib ja ma tunnen kogu aeg mind see asi puudutab. Ma ei saa, ma pean midagi tegema, ise mõtlesin alguses, et võib-olla mul on mõned korda tegemata asjad. Aga siis ma sain aru, et Jumal nagu näitas mulle, kunagi olid 2 ilmutust, need olid nii reaalsed ja ta tahab, et ma need teile välja räägin. Ja need on seotud selle andeks andmatusega. Asi hakkas niimoodi, et aastaid tagasi, kuskil 4 aastat tagasi mul tütar lahutas ja siis oli perekonnas väga suur valu ja pahandus. Ja see rõhumine oli seal niivõrd suur, et see käis mulle nagu mõtete peale. Ja kui sa elad koos, siis see teise inimese rahutus käib sinust läbi. Et ta nagu ründab sind iga tüki aja pärast. Ja Jumala sõna Matteuse 12:34 ütleb, et mida süda täis, sellest räägib suu. Ja see on tõsi. Ja Matteuse 15:18, mis suust väljub, lähtub südamest. Et kõigepealt tuleb su meeltesse ja siis läheb südamesse ja hakkab see mõte nagu ketrama. Ja kui teine süüdistab, siis nagu lähed ikka nagu kaasa oma lapsega, et ennast teda õigustada või kaitsta. Ja siis hakkavad need negatiivsed mõtted ka su peas tööle. Ja kaitsedki, teed oma kaitsekõnesid ja see nagu ei lõpe. Ja siis mul tuli meelde, et ta rääkis mulle sellest andeks andmisest, ma võtsin kõik kirjakohad välja. Ja Jumal ütleb, et Jumala sõna. No okei, hästi, ma hakkasin siis neid uuesti lugema ja meelde tuletama. Ja siis esimene asi, mis tuli mulle kohe, et paranda meelt. No ma siis parandasin meelt. Jäin lihtsalt vaikseks Jumala ees ja ütlesin, Püha Vaim näita, millest ma pean meelt parandama. Kui on vaja, siis ma teen asjad korda. Kui on vaja, ma lähen palun selle eksi käest kandeks, kui on vaja. Aga eks käis juba lause ette, et mina ei anna andeks mitte kunagi, mitte kellelegi. Mul ei olnudki vaja sinna minna. Aga siis ma läksin Jumala ette ja palusin, et Jumal ütles, et tee oma asjad korda. Ma läksin Jumala ette, tegi, et mina teeksin oma korda asjad. Palusin andeks enda eest ja tema eest. Ja tunnistasin, et Johannes 1:9, kui me oma patud tunnistame, tema ustav ja õige ja annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigist ülekohtust. Ja ma lugesin seda sõna ja nagu keskendusin selle sõnale, et see ongi nii. Ja siis tuli selline olukord, et kus me istusime 3 mererannal liiva peal. Ja ma ikkagi palvetasin, sest tütar oli nagu koorma all selle lahutuse pärast ja tal oli see valu suur. Ja ma panin käe pea nagu põlvede peale ja vaikselt palvetasin keeltes, et lihtsalt palvetasin, et kuidagi ei saanud rahu. Ja äkitselt ma tundsin, mind tõstetakse sealt üles, ma lendasin sihukese hooga ja maandusin Kullast tänavale. Ja siis ma esimene mõte oli, et ma olen surnud. Ja teine asi oli siin, kuna ma
langesin nagu käpuli, siis vaatasin taevanarm, et need tänavad siin läigivad, siin kõndida ei saa ju lihalikult. Et siin küll kõia ei saa, et ma pean siit kõrvale astuma, et see on ju libe. Ja astusin kõrvale ja see hein oli nii pehme nagu samet. Siis mõtlesin aga, et kui ma olen taevas, siis peab Jumal ka kuskil olema. Momentaalselt oli Jeesus kohal. Oli valgetes riietes, nägu ma ei näinud, aga ma nägin nagu teda kogu aeg vöö kohta, kas külje pealt või tagant või kuidagi niimoodi, et ma ei tea, mu pilk oli nii kinni kaetud, et mina teda ei näinud näkku. Aga ühte asja ma tundsin, et ma olen katki, et ma plahvatan kohe, ükski liha ei pea vastu. Ja loomulikult mõtlesin, et ei tea, kas mu asjad ikka on kõik korras. Aga tema võttis nii rahulikult mul õlgadest kinni, selja tagant pööras ja ütles vaata. Ja mida ma nägin? Tuhandeid ingleid, kes ülistasid Jumalat. Ütle vaata veel, tuhanded inimesed ülistavad Jumalat. Ja siis ta näitas, seal taga oli mingi kamp inimesi, vähemalt üle 10, üle 20. Ja ütles, need on need, keda sa oled juhtinud Jumala juurde, kes on surnud. Kellele Jumala abiga oled aidanud teha asju korda siin maa peal ja nad on seal. Ja üks isegi lehvitas, ütles, mul on siin hea olla. Ja mõned ma tundsin isegi ära. Ja siis ta pööras ringi mind jälle kuidagi võttis selja tagant ja keeras ja siis, aga mul oli ikkagi see valu ja rõhumine oli, mul ei olnud valu, aga mul oli siuke rõhumine. Pea oli paks ja mitte midagi teha ei saanud. Ja siis ta tegi näpuga mul niimoodi ringi ümber ja see nagu oli põlev ring. Ja see kukkus alla jalgadeni ja hakkas alt üles tulema nagu peani välja. See ring, see tulering. Ja ma tundsin, et kui see ring minu ümber tuli liikus, siis mul sai tühjaks. Mind nagu tehti seest tühjaks. Ja järsku ütlete, vaata üles ja ma vaatan, et minust tuli suits välja nagu korstnast. Ja ta ütles, see on rõhumise vaim. See on rõhumine, tõmmati minu seest nagu välja ja puhastas mind sellest. Ja ma tundsin kohe suurt kergendust. Jumal tänatud, siis vist ikka surm ei ole. Et vähemalt sellest asjast sain lahti, sest see koorem oli nii raske kanda. Ja siis ta keeras jälle mind, et nüüd lähed tagasi. Keeras selja tagant kuidagi, juhtis, võttis õlgas kinni. Nüüd lähed tagasi. Ja ma jäin korraks seisma ja ütlesin, et aga kas sa mulle midagi ei ütle? Ma olen tagasi küll, aga mida ma neile ütlen seal? Või mis sa mulle ütled? Ja ta ütles, et ma tahan tänu ja tänulikkust rohkem. Et me oleme nagu harjunud ära, et meil on kõik okei, et meil on leib laual, meil on katus pea kohal, meil on küte, me ise oleme terved, me oleme selle heaoluga nii ära harjunud, et me võtame seda loomulikult. Ma tahan tänu ja tänulikkust. Ja siis ma leidsin, et ma olin jälle mererannas täie teadvuse juures. Vaatasin neid teisi kõrvalt, aga ülevalt ütles mulle, et ma tervendan su lapsed. Ära nende pärast muretse. Aga kui ükskord ma maa peal enne seda minekut küsisin, et ja muretsesin sõna otses mõttes, et kuidas nad korda saavad ja kuidas sellest olukorrast läbi tulla, siis ta ütles, et kuule, kas sa tõesti arvad, mina kõikväeline Jumal ei kaitse ja hoia su lapsi ja ei tervenda, kui sina teenid mind. Just see küsimus, sina teenid mind, siis mina hoian su peret, lapsi, sa ei pea muretsema. Lihtsalt anna lapsed üle, räägi isa Jumalale ära, mis on ja lase lahti. Aga meil on siuke komme, et minul endal ka, et kuidagi me tahame ise midagi teha kogu aeg. Ikka kui ma nüüd selle teen ära ja kui ma nüüd selle teise ära teen, et siis on asi korras. Et see ise tegemine, nagu Jumal rääkis, kõnetas mind, et seda ei ole vaja teha. Et kasuta hästi palju Jumala sõna.
Ja siis ta saatis mulle ühe inimese, kellel oli just andeks andmus, just olin ise selle teemaga lõpetanud ja arvasin, et seda vaja ei tule. Ja sel inimene tuli ja rääkis mulle, et tal on oma firma, et ostis maja koos ruumidega, kus ta teeb oma firmat. Ja naaber otsustas, et ta ei lase tal seal oma autoga sõita tema enda õue peal ja maja juurde. Ja andis kohtusse, et see tee ära võetakse, et ta ei saagi koju sõita. Aga mida rohkem see naaber teda kiusas, seda rohkem oli firma õnnistatud. Ja see läks nii, et laienes ja neil oli tohutu edu ja naabrimehel oli viha nii suur. Aga see naabrimees ei elanud seal nii lähedal, et see tee oleks pidanud teda häirima. Aga kuna oli firma, siis oli neid autodega inimesi käimas seal küll. Siis ta pani siin igasugused plakateid mitte käia ja kiusas, nagu ta veel oskas. Andis kohtusse ja kohus ütles, et me ei tee midagi, ta on ametlikult ostnud selle maa ja see maa kuulub talle ja maja ka, et meie ei tee mitte midagi ja sel teemal ei ole nagu mõtet enam vaja käia tüli. Aga perekond ise kannatas. Mees kannatas ja naine kannatas ja siis saatis ta veel neile sõnumeid, ähvardussõnumeid nii ja naa ja mina ära loe ühtegi sõnumit. Ja siis, aga nendel läks see viha nii suureks, viha sõna otses mõttes, sest see hingevaenlane ei jätnud rahule kasutus ikka seda naabrimeest, igati pidi. Aga firma muudkui kasvas ja õitses. Fantastiline, jumal tegi ikka oma tööd. Ja siis tuli niisugune asi, et järsku lõi naisel oli nahakasvajad, siuksed tumedad, koorikud, ümarikud, suured ja väiksed, terve keha oli täis. Ja jalad ka oli ja arstid võtsid siis, tegid operatsiooni, võtsid selle ühe kasvaja ära, et vaadata, kas see on healoomuline või halvaloomuline või mis toimub, et järsku oli kõik see. Ja siis tuli vastus, et see on halvaloomuline, et see on päris nahakasv. Ja helistas mulle, et räägime. Ma ütlesin, no räägime ja mina küsisin Jumala käest, mis lahti on, miks see asi justuda sai. Ja Püha Vaim ütles, et seal on viha ja andeks andmatus. Ja siis ta tuli minu juurde ja ma ütlesin, tule koos abikaasaga ja tulidki ja siis me rääkisime neid tavalisi küsimusi ja ta rääkis oma loo ära ja ma lasin nutta ja ütlesin, kuule, et mul on üks küsimus. Kas sa tahad elada? Jah, tahan. Kas sa usud, et kui sina eksid, et Jumal annab sulle sinu patud andeks? See jah, ma usun. Aga kui me nüüd teise eest andeks palume, kas sa seda usud, et Jumal talle ka annab patud andeks? Ei, seda ma ei usu. Ei usu umbes niimoodi, et me karistame oma vihaga, hoiame vihaga inimesi kinni ja arvame, et me karistame, et me ei räägi, me ei suhtle või mis iganes, pillume neid negatiivseid sõnu. Ja tegelikult me karistame ennast ja see on aja küsimus, kus see ründab tervist. Seda ma olen näinud ja väga palju näinud. Istusime ja palahatasin meelt ja Jumal andis jälle kirjakohti lugeda ja ma lugesin, et kui te annate andeks inimestele, Matteuse 16:14, kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevan isa ka teile andeks. Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka taevan isa teile andeks. Ja ütlesin, et vaata, kuula nüüd, et kas oli neile ja meile. Ja siis me palvetasime koos ja parandasime meelt. Abikaasa parandas meelt ja nutis. Abikaasa tundus, nagu ei olnud see asi nii sügav, aga naisterahval oli. Ja parandasime meelt ja nutis kogu südamest ja ma ütlesin, et tead, et nüüd on üks asi veel, me parandasime küll meelt, aga laseme see inimene lahti. Laseme lahti, anname Jumalale üllas. Jumal tegutseb temaga. Ja Jumal on mitu korda ütlenud, laske inimest lahti, andke üle, laske mul ka midagi teha.
meie nagu, kas meil on vihas, hoiame neid kinni või teeme ise selle õpetuse järgi ja tolle õpetuse järgi nagu oma rada nagu ajame. Ta ütles, aga lase mul ka midagi teha. Ja ta sai nagu rahu südamesse, palvetasin talle rahu ja läks ära ja ütles, 2 nädala pärast võetakse mul proov ja siis saan teada, mis toimus. Et ma helistan sulle. 2 nädalat oli möödas, ta ütles, et ta nahk on puhas, need kukkusid lihtsalt küljest ära. Ja arstid ütlesid, et veres ei ole mingit kasvaja märki. Ja siis me saime uuesti kokku ja tänasime issandat ja nüüd nad on terved ja et see on see läbiv teema, anda andeks ja lasta lahti. Siis oli teine olukord. Jumal, ma jälle kohtusin taevas. Ja siis oliks teemaks kohtumõistmine. Ma mõtlesin, et kui ma seal laua ees olin kohtulaua ees ja Jumal oli teisel pool, siis ma küll olin hirmust nagu soolasammas. Mõtlesin, nüüd vist on kõik. Ja mõtlesin korraks, et ei teaks, mõni asi jäi tegemata. Et ikkagi korda tegemata. Ja äkki näen, et eks on mu kõrval. Seal kohtulaua juures kõrval niimoodi seisab. Ja Jumal tõstis ta 2 meetrit eemale. Mõtlesin apikene, kas mul on ikka veel midagi selle asja vastu. No mõtlesin korraks, aga see läks ära. Ja siis ta näitas mulle seina peal videod valge seina peal. Ja andis jälle selle sama kirjakoha, selle Johannese kirjakoha. Kui te oma patud tunnistate, siis ma loen selle kirjakoha, sest see oli nii oluline. 1. Johannes. Kohe loen teile selle kirjakoha. Sest selle kirjakoha alusel tuli veel juttu. Ja enne seda ütles, et sõna on Jumal ja see toimib. Sest ma pean tunnistama, vahest mõtlesin, et kui palvetad küll, aga nagu ei näe vastust, et kas see sõna ikka toimib. Ja ta kordas mulle mitu kord, sõna on Jumal ja see toimib. Ja 1. Johannese siis 1:9 on, kui me oma patud tunnistame tema ustav õige, nii et ta meile annab andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Ja ta näitas klippi sellest video pealt see minu elust ja sellest konfliktist, see abielulahutuse järgne, see kohtumõistmine, hukkamõistmine. Ja ma mõtlesin, minu mõtteid näitas, kuidas ma mõtlesin teisest inimest halvasti. Ja see oli kohutav, see kostis, nagu mina räägin teiega. Ma see appi, nüüd on kõik läbi. Mõtlesin kõik. Ja mõtlesin, tuleb, mis tuleb. Ja siis ta ütles, et vaata veel korraks seda videot. Ja ma nägin, et ta näitas seda situatsiooni, et see oli korda tehtud. Ja sealt edasi oli valge leht. See oli lõpetatud. Taevas oli see lõpetatud. Aga seal ei ole edasi enam midagi. Et see on korras. Et kui me oma patud tunnistame, siis ta on tõesti ustav õige, annab meile andeks, annab ka teistele andeks. Ja siis ma nagu sain julguse kätte, vaatasin midagi. Et nagu tekkis mul kohe küsimusi, et aga kui tema ei anna andeks, kuna mul oli siuke situatsioon, et ma palusin andeks ja ta ei anna kunagi andeks ja mitte kellegile, et mis siis saab. Ja siis ta ütles, et sina anna talle andeks ja tee omapoolne. Lase ta lahti, anna Jumalale üle. Ja see on minu ja tema vaheline asi. See ei ole sinu asi. Sina oled oma osa korda teinud ja see kehtib taevas.
Ma ütlesin, selge, järgmine küsimus, aga siis ta ütles, et ärge mõistke kohut ja ärge rääkige taga. Et ta ei taha seda. Ma ütlesin, aga kui ma olen situatsioonis, kus mulle räägitakse ja pean vist olema viisakas, et ära kuulata, siis ta ütles niimoodi, et kui te olete kahekesi ja sulle räägitakse midagi, kas see on probleem või otsib lahendust sinu käest või räägib niisama, siis kui ta on oma jutu lõpetanud, siis ütle, nüüd me palvetame selle asja eest, selle inimese eest, kellest sa mulle rääkisid. Siis ei arvata seda pattu minule osaks, sest ma olen olnud taga ühel meelel, kuulasin, mõtlesin kaasa. Siis ma mõtlesin, et siis tekkis järgmine küsimus. Aga Jumal vastas mulle kogu aeg niimoodi, et aga kui mitu inimest ja mitu inimest räägib, üks räägib ühest, teisest ja ma ei saa öelda, et stopp, peatume, et ma palvetame, et selle asja eest või hakata midagi seal ütlema, mida vaja teha ja mida ei ole vaja teha. Ma ei saa seda teha. Siis ta ütles, et kui see on läbi, siis tule minu ette, palu kõigi eest andeks, anna neile andeks, tühista need sõnad, lase lahti, anna minu kätt, anna mulle üle ja mina toimetan kõik edasi. Ja sina oled patust vaba. See oli siis see teine kohtumine. Ja siis kui ma siis jälle olin reaalsusse, siis ma mõtlesin, et tuli kohe see kirja koht, et käigem ise keskis kohut. Tule sina, räägi sina, et sa saaksid õigeks. Et see on see, et tulge kokku ja rääkige. Räägi Jumalaga, et sa saaksid õigeks. Ja Jesaja 43:25 ütleb, et mina olen see, kes kustutab teie üleastumised iseenese pärast ega tuleta meelde supata, täpselt nagu ta näitas seal ülevalt oli valgelid. See oli korras. Ja ta ütleb siin, või seesama salm ütleb, et sa võiksid õigeks saada. Et me tahame õigeks saada, siis ongi niimoodi. Et ma räägin Jumalale, annan asjad üle ja tema on kohtumõistja, mitte mina. Ja Matteus 5:43, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Ja laul 55 ütleb, sest mitte vaenlane ei laima mind. Seda ma taluksin, mitte mu vihamees ei surusta mu vastu. Tema eest ma peidaksin ennast, vaid sina inimene nagu mina, su sõber, mu tuttav, kellega meil on olnud hea osadus, armastus ja me läheme Jumala kotta koos rahva hulkadega. Et alati ei tule seda kohtumõistmist ja hukkamõistmist nagu meie lähedaste poolt. Või see tähendab ainult väljast, aga tuleb ka siit seest. Et vaata, mis ta tegi, ta on selline ja selline, anname oma hinnanguid. Ja ühte asja Jumal nagu keelas ka väga ära, et me ei, kuna ma tegelen vabastusteenistusega, et me ei lahterda, ei pane inimestele vaimsuste nimesid. Vot see Iisabel, vot see vaim, et seda teha ei tohi. Et me ei pane neid märke inimestele peale, et see on see, vaid lihtsalt jätame, sest meil ei ole maajagamist liha verega, vaid taevaluste vaimud, kurjade vaimud. Ja Siirakus ütleb väga hea ilusa kirjakoha andis 28:8. Hoidu tülist, siis teed vähem pattu, sest vihane inimene sütitab tüli. Need olid need lood, päris lood, millega mina tegelen ja mind kõigil tuleb tegemist.
Ja siis ma tahan lugeda ühe kirjakoha, see on Hesekeli 33:30. Ja see on nii huvitav, see nii kõnetas kõik see aeg mind, et tulge ometigi ja kuulake, milline sõna nüüd tuleb Jehoovalt. Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla. Nad istuvad su ees, nagu minu rahvas, kuulevad su sõnu, aga nad ei tee nende järgi. Neil on valed suus ja nad teevad nende järele ja nende süda ajab taga oma kasu. Ja siis isand andis nagu järgmise kirjakoha, et Hesekeli 36:25. Aga ma piserdan te peale puhast vett, et te saaksite puhtaks kõigest teie rüvedusest, kõigest teie ebajumalaist. Ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu seaduste järele ja peate mu kohustusi. Mis mulgi oli, see kalksüda oli seal, mängis rolli, kust tulid need mõtted ja arvamused. Aga kes tuli appi? Täpselt nagu kui ma seal taevas käisin, Jumal tuli appi. Ma teen kivise südame pehmeks, tema teeb minu kivise südame pehmeks. Tema annab mulle püha vaimu ja püha vaim aitab, tema vaim aitab käia mul tema teede ja pidada tema kohustusi. Me ei suuda seda omast jõust, me vajame Jumalat. Ja nagu see algus oli, kui me alustasime, et ma tahan tänu ja tänulikkust. Ja siis ma otsisin ja Jumal andis mulle kirjakohad laul 134. Ja näe, tänage Jehoovat kõik, Jehova sulased, kes öösel seisate Jehova kojas. Tõstke oma käed pühamu poole ja tänage Isandat. Õnnistagu Jehova sind. Sion, tema, kes on teinud taeva ja maa. Kiitke Jehova nime, kiitke teie Jehova sulased, kes te seisate Jehova kojas, meie Jumala koja õuedest. Kiitke Jehovat, sest Jehova on hea. Mängige tema nimele, sest see on kaunis. Et Jumal, ma tänan sind selle kõige eest, mida sa oled rääkinud ja mida ma kogesin. Ja täna oli see päev, kus ma pidin selle välja rääkima, sest ma olen seda asja kandnud juba pikemat aega. Aga Isa Jumal, me tuleme sinu ette tõesti kõik Jeesuse nimel. Ja anna meile kõik meie patud andeks. Jumal, me kahetseme oma negatiivseid emotsioone ja käitumisviise. Me parandame meelt. Võta kõik meie eluga valdkonnad ja valitse. Anna meile silmasalvi näha inimesi nii, nagu sina näed. Armastuses. Anna armu muutuda ja pöörduda kõigest, mis meid seob ja vangistab. Pese meid oma verega. Me tunnistame, et vajame sind. Anna meile jõudu seista patu vastu. Ei väega võimuga, vaid sinu vaimuga. Palun vala välja oma armastus. Täida meid värske võidmisega. Nüüd kohe Jeesuse nimel. Ja me täname Issand, et me kõik oleme armu saanud ja ka mina sain armu. Olge väga õnnistatud. Aamen.